Maavanem Andres Noormägi tõi Narva-Jõesuust Palvus hommikusöögid maakonna tasandile. Esmaspäeval toimus Lüganuse rahvamajas juba 4. Ida-Viru maakonna Palvus hommikusöök ja selle teemaks oli issanda teed valmistades. Palvus hommiku teema ei ole uus, see on tulnud kuskilt Ameerikast võib-olla 40 aastat isegi tagasi. Eestis tehakse neid nii riiklikul tasandil kui ka maakonna tasandil aastaid. Meil on võib-olla kõige rohkem esirinnas olnud Jõhvi, kus just Jõhvi valla Palvus hommikut tehakse juba 15 aastat. Nii et midagi uut siin ei ole, et meie küll 4 aasta teeme maakonna tasandil. Räägime maakonna ühistest väljakutsetest. Palvus hommikusöökide missiooniks on tuua vahendajana kokku erinevate Eesti kogukondade poliitika, kiriku, ühiskonna ja kultuuritegelased, et tekitada dialoog kogu Eestis puudutavate küsimuste üle, nagu väärtushinnangud, noorsugu ja perekond. Seekord oli Palvus hommiku peakorraldajaks Tõnis Tamm, kes lisaks konferentsieele täitis meeldejääva missiooni. Mul on täna meeldiv võimalus anda üle üks ikoon piiskop Laatsarusele, mille teekond on päris täpselt teadmata, aga nii palju kui mina tean, et sel ajal, kui ma teenisin Rootsis, toodi see ikoon ühe inimese poolt Stockholmi Eesti kogudusse ja seal kaasas oli väike kiri, millest tuli nii palju teavet, et kusagil 95. aastal oli ta Rootsimaale sattunud, igastahes läbi Eesti. Ja peale seda oli ta seal 5 aastat siis seisnud kellegi käes, kelle süda hakkas valutama ja ta toimetas selle siis sinna Stockholmi Eesti kogudusse. Ja kui ma Rootsist teenimast ära tulin, see oli juba aasta 2013, siis võtsin selle kaasa, aga eks ma vahepeal unustasin, et ta mul seal kapis on.